Kas see strateegia väljatöötamine on suhteliselt klassikaline või on teil teatud eripärasi ka või unikaalsust? On seal midagi, mis vääriks esile toomist? On ta suhteliselt niisugune nagu on, et perioodiliselt vaadatakse üle, uuendatakse eesmärke ja minnakse tegu peale? Me oleme lähenenud ikkagi sellele strateegiale ka suhteliselt loominguliselt, et me ei ole teinud seda nii-öelda sellise piinliku sellise protsessina, et etapiliselt ja kõike nii nagu tehakse, et meil on liiga piinlik. Me oleme lähenenud sellele väga nii-öelda loominguliselt ja vabalt, et loomulikult me oleme oma nii-öelda strateegilist plaani nagu üle vaadanud ja jõudnud kuni siis selliste strateegiliste eesmärkideni välja ja üritanud sealt siis defineerinud allapoole siis nii-öelda sellised võtmenäitajad, mida siis on vaja teatud aja jooksul saavutada ja nii edasi. Ja see on nagu täitsa olemas ja kord aastas me siis heidame sinna pilgu peale ja nii-öelda vaatame, ajakohastame teda. Sel aastal ilmselt on vaja seda teha kohe kindlasti, kuna paljud eeldused on muutunud ja nii et me hoiame selle plaanil nagu pidevalt silma peal. Aga jah, et meie nagu strateegias on ka nagu mitu taset, mis teeb võib-olla sellise planeerimise natukene keeruliseks, et on olemas üks selline nii-öelda grupitase, siis tuleb selline nii-öelda siis kohalik piirkonna, divisjoni tase ja siis tuleb veel ettevõtte tase, aga kõige olulisem on tegelikult meil ikka selline tootekategooria, turundus või ütleme siis... Kes see teil nii, et ülevalt öeldakse, et me tahaks niisugust kasvu näha, nüüd teie nutikus on välja mõelda, kuidas see kasv saavutada? On nii? Tegelikult ongi nii jah, et erinevalt siis meie rahvusvahelisest konkurentidest meie kontsern on nii-öelda multilokaalne, nagu siis on ta nii-öelda strateegias kirjas. Ja ülevalt poolt me saamegi valdavalt ainult eesmärgid. Ehk siis, et palju me peaksime siis, kuidas meie kasum peaks arenema ja siis teine näitaja on tegelikult siis EVA, ehk siis, et kapitali ja et tuleb ka siin kapitalikulu arvesse võtta siis. Nii et ega me palju rohkem eesmärgina sealt ei saagi. Kõik, mis puudutab saavutamist, on meie enda nagu valiku küsimus.